jälle mega ilus. Külm on küll, aga noh, vähemalt päike paistab, et võtsime kohalikust mingist sellisest smoothie-baarist 2 värskendavat tervislikku hommikujooki ja nüüd vaatame, mis saama hakkab. Tuurgiid on jälle Jacki, eks ole, et sina tobune rakmes. Tõesti jah. Power Juice on joodud, nüüd tegutsema hakata. Või mis? Sa oled valmis? Kurat, vähe tihe hommikuliiklus on, päris põnev. Huvitav on see, et liikluse puhul on mentaliteet hoopis teistsugune, et sooja on mingi 2 kraadi. Kõik sõidavad rollerite ja tsiklitega. Sõidetakse hästi väikeste autodega, smardid jutud ja ülipalju on rollerid. Et ma arvan, meil on midagi õppida. Läbilaskus suureneb, ma arvan, ikka tohutul hulgal. Kõik on rollerid täis. Ja no temperatuur on tõesti krõbe, sest mina näiteks oma sõrmi enam ei tunne. Muidugi ma ei kanna kunagi kindaid ka, et natuke üle 0. Ja siin on nii külm, et ma oma Nike tossudega väga kaugele vist ei jõua, nii et ma lähen ostan ühe paari siit Moe tänavalt ühe paari kalleid sokke endale. Enam panen 5 paari, siis on soe küll. Hello! Jah, thank you. Nii, 5 paari sokke käes panen. Kus on külm siin? Kivipink ju. Jaa, mitu paari ma panen? 2. Mahugi jalad sisse enam. Palju soojem. 2 paari jäi veel varuks. Saad mulle need kotti panna? Ei no muidugi. Kuidas me jumala eest ühestki meie poest ei saa ja mööda käia. Ei. Mida sa otsid? Ühte asja? Mis asja? Ma täpselt ei tea, aga see on miks ei küsi. No, aga ma tunnen selle ära, kui ma seda näen. Hommikul üles, kohale ready to go. Midagi ei pea tegema. Liidad selga ja pelah. Duomo. Läbi kaamerada küll aru ei saa, kui suur see on. Üüratult suur. Jõhke. Meeletu hulk detaile. Vaat seda. Vaat. Siit ei näe, kas kõik on nikerdatud. See ükshaaval on nikerdatud kujud. Kõik on erinevad. Ma arvan, et see on üks võimsamaid ehitusi, mida ma kunagi näinud olen. Kurat, kas vanast ikka nähti vaeva. Annab ikka ehitada seal Istris. Aga seal üleval saab käia ka, seal on inimesed käivad seal, vaata. Huvitav, palju see pilet maksab? Tasu. Tasuta ilma järjekorrata ma jääs. Järts on mega pikk. Ma ei tea, kas me jääme sinna praegu passima, et ei viitsi oodata kannatust üle. Kulmad, päris lähe. Terve katedral kõik plaksutasid ja ma ei jõudnud filmida, aga... Milanos soovitan soojalt tunna söömas üksesse kohtana nagu Luini. Küpsetuskoda või fast food või, aga siukest manti saab seal. Ma võtsin mingi calzone, oliivide ja sinkide ja sibula ja muu sellisega. Wow. Päris mõnus. Must meil on kalorit muidugi, aga pole olla. Pohkusel võib, jah. Luini. Nii, kõht on täis. 3 euro eest päris hea diil. Aga mis see tänav oli, kus me nüüd läheme? Navigli või mingi selline. See peaks olema mingi tänav, kus on või mingi ala, kus on siis selline ala Veneetsia laad, need mingid kanalid ja jutud ja lahedad söögikohad ja siuke hästi ilus koht, et me matkamegi sinna poole, aga kuna kätel on juba päris külm, et mütsi panin juba pähe, siis ma arvan, me hüppame otse sinna. Ühesõnaga jalutame siis sinna tänava poole ja poest mööda Jacki nägi läbi klaasi siis ühte kleiti. Roheline, -50. Mis te arvate, kas tal on seda vaja? Muidugi on. Muidugi on. Ta ei ole suvel midagi selga pannud. Meil on 4 kraadi sooja praegu sealt meeldetuletuseks. Happy wife, happy life. Ei sobinud? Ei, S oli liiga suur ja neil ei olnud XS. Jah, seda ma arvasin.
nii olemegi siin kanali ääres siis kohal. Suurt midagi ei toimu praegu esmapilgul vaadates, võib-olla me oleme mõnes kohas, aga tipphooajal on siin kindlasti action käib. Leiab sealt tagantpoolt siis midagi. Õhtupoolikul, kuldsel õhtupoolikul nii-öelda, siis saaks kindlasti mingid lahedad pildid. Jalutuskäik, sellest on meil täna juba korralik. Ma arvan, me oleme juba mingi 5-6 kilti julgelt kõndinud ja 5,4, 7000 sammu. jah. Üliilus kanal, siuke mõnusa valgusega praegu ka kergelt varjus, et teeme paar fotot ja liigume edasi. Jack läks korraks sinna sisse gelatot ostma, et ma nii kaua praen siin päikese käes. Tulete siis shoppamise ja moevärk, et see ei ole ainult see, et otsige just neid nurgataguseid lahedaid kohti, et see shopping street ja kõik see on ka väga lahe, aga mitte pooltki nii lahe kui see, mis siin toimub. Pildista filmi või söö, joo, tee mida iganes, väga lahe. Mis sa arvad? Kurat, mul on ka seda tsiklit ikka vaja, isu tuleb peale. Kõigil on ja mul ei ole. Oma asju vedelema ei tohi jätta, sest et muidu võib juhtuda nii. Sellest rattast nagu väga palju enam järgi ei ole. Ma ütleks, et parkimisega neil siin suht paigas. Vaat seda. Brõmm. Mõõdetud. Kõhud on täis. Parasports risotto ala milaneset. Kohalik hitroog. Nüüd lähme jalutama korraks sealt Tuoma juurest ja läbi vaatame. Äkki see järjekord on natukene lühenenud, et võib-olla saab sinna otsa ka siis ronida, aga kui ei, siis ei. Tundide kaupa seal järtsist passida ka ei viitsi, et ka piletijärts on 24/7 vist meedetud. Me vaatame, äkki saame online'ist tiketid rahast, et see on ainult sissepääsu järtsis vaja seista, aga eks näis. Ühesõnaga, rääkisime selle turamehega, kes seal sissepääsu valvab ja tuleb välja, et kõik need inimesed, kes seal järtsis seisavad, tuleb välja, et täpselt üle tee on ka ticket office, kus järjekorda põhimõtteliselt ei olegi ja piletid saab sealt kosta. Keegi teine ei tea. No, the terrace would be lovely. Mingi 30 sekundiga piletid kätte. Liftiga 13 euri, jalutada viitsid 9 euri pilet. Tippklass. Ebareaalne, vaat seda ust. See ülisuur uks. Päris kitsas. Päris trait ja väiked. Neid astmeid olema. Ma arvan, neid ka rohkem. Ma arvan 1126. Aga kõik on paremale poole, mul hakkab pea ringi jääma juba. Kerge täis. Saabki selle risotto ja croissantid maha põletatud. Kellel klaustrofoobia on, ma kindlasti soovita sulle. Sealt tulime sisse. Vaatas, kõik on nikerdatud ülijõhker ehitis ikka. Kõige jõhkram ehitis, mida ma näinud olen, mille otsas ma roninud olen. Lihtsalt see toores detailide hulk on juba meeletu. Vaatame, see on uskumatu. Kõik need ääled. Kontroll oli ka päris tõsine, selles mõttes, et arvestades praeguseid sündmusi Euroopas, siis see on igati arusaadav ka, et seljakotid vaadati ikka hoolikalt läbi ja metallidetektoritega kombati läbi või nii-öelda siis lasti üle ja uskumatu. Kõik need nikerdused. Kõik on. Pole sõnu, lihtsalt pole sõnu, et vaata, mõned on seal üleval ka veel, kuidas sinna saab. Vaata, seal platsil olime enne. Mida? Vaata, me oleme tipus.
tehtud, noh asi, mis seal ikka, noh. Samm trahvi ja võib-olla läks näis seda. Vähemalt jälle vitsalt saadud jälle õpid. Ühesõnaga, mis juhtus, väga palju rohkem kaadreid, ei pilte ega videot ülevalt Duomo otsast ei ole, sellepärast et ma paar lahedat pilte sain küll, siuksed. Lahedamad pildid pidin kahjuks ära kustutama, sellepärast et noh, ma käisin üle ääre peal, ma lihtsalt üritasin jalad üle ääre paar pilti teha. Lasin see üks turvamees, kes terve selle palee peale siin on, leidis mu üles ja kuulasid mind üle, võtsid meie dokumendid ja tegid pildid ja õnneks politseinikud ja uurijad, kes kohale jõudsid, olid sellised noored tüübid ja nendega saime enam-vähem jutule, nii et meid lasti praegu minema ja kuna mälukaart õnnestus mul nii-öelda eskortimise ajal Jackile anda, siis ta pani peitis oma saapa sisse ja vähemalt mõned fotod ja alles. Aga kuna me pidime mingi 20 minutit väljas uurijaid politseinikku ootama, siis hakkas meil päris jahe nüüd, nii et ma arvan, et me liigume praegu kodu poole ära ja või mis. Kuna päris külm on ja akud on juba tühjad ja mälukaardid hakkavad ka täis saama, siis keerutame koju ja teeme kokkuvõtte seal. Ja kodus olemegi. Et matk oli korralik, siuke 10-15 minutit. Aga valgus hakkab veel ära kaduma, nii et ma arvan, aitab ka tänaseks, et koju paar tundi kogume energiat, kerge uinak ja veini jooma. Sinki sööma. Ja veini jooma.